Nii et selle jaoks nii-öelda eeltöö hiiruutesti alustamiseks on eeltöö meil siin tehtud. Me saame küsida, et kas firma nii-öelda traktorite võimsus on omavahel sõltuvuses. Ja selle eeltööks on just, et see võimsus on, mis meil on küll järjestustüüpi tunnus, aga ta on väljendatud arvudega. Meil on siit natukene vaja muutusi teha, keskmist meil ei ole vaja, meil on just loendust vaja. Nii et kopeerime praegu sellest tabelist. Võtame selle rea ka. Kopeerime selle tabeli, võtke kleepimiseks, kasutage siis seda 1, 2, 3 varianti. Kustutame siit vahelt need keskmised ära. Ja keskmine siit ka. Nii et meil ongi siis loendused kõik. Selle rea võib ka ära kustutada. Nii et siit me saimegi siis nüüd nii-öelda liigendtabeliga kokku loetud nii-öelda need võimsused, kui palju Adaveres on väikese võimsusega traktoreid, kui palju siis keskmise võimsusega ja suure võimsusega traktoreid. Nii et see on alati siis hiiruutesti. Mis aastast see tabel pärit on oma infoga? See traktorite andmestik on kogutud aastal 2009. Siis ma usun seda, sest praegu kindlasti vasta reaalsusele. Jah, sellepärast, et neid väikese võimsusega traktoreid ilmselt väga palju enam ei ole. Ei ole mitte ühtegi neil enam, sest ma olen ise vaata Põltsamaa inimene, siis ma tean, mis mul ümberringi siin toimub. Jah, see on õige, sest ega siitki juba 2009 aasta protsess on näha, et uuemad traktorid on kõik üle 200 võimsusega. On, sest Adavere Agro kasutab eranditult ainult John Deere'i need kõige suuremaid kolakaid. Nii ta on, jah. Paju siis on täpselt sama lugu ja Sadalas täpselt samamoodi. Jah. Veel sel ajal siis 2009 neid väga palju veel ei olnud, eks neid, aga seisis seda vanad veneaegset masinaparki veel küllalt. Ma tean lihtsalt konkreetselt, et Adavere vahetas sellepärast nad välja, et viimane Belarus keerati peale selle saamist 2 päeva hiljem kohe kummuli siluauku ja siis nad loobusid nendest lõplikult. Nii, märgime siin ära, et näete, see oli meil siis, eks ju, tähendab, siin peab kindlasti jälgima, eks ju, et alati funktsiooniks on siis see count, et me koostame esimese sammuna kahemõõtmelise sagedustabeli. Nüüd paneme siis, näete, võtke avalehe pealt autosumm peale ja paneme igasse ritta siia need summafunktsioonid. Ja ka veeru alla summafunktsiooni. Autosummiga praegu on kõige mugavam panna, sest ta ise siis automaatselt võtab õige lahtribloki ka. Ja kopeerige siis see summafunktsioon kõrvale ning teeme sellest tabelist koopia. Tavaline kopeeri ja kleebi käsk ning kustutame kollase ploki tühjaks. Nii et siis need summavalemid, eks ju, töötavad. Ja kas keegi nüüd mäletab, mis oli siia tabelisse arvutusvalem? Reaindeks, reasumma. Ja reasumma, paneme kinni veeruindeksi tähe. Korrutame siis veerusummaga, paneme kinni reanumbri ja jagame
elementide üldarvuga. Nüüd paneme ta täielikult kinni. Nii et niimoodi oli siis siin see, nii et eelmise tabeli summade põhjal arvutatakse siis nii-öelda teoreetiline jaotus. Ja kopeerime siis need andmed tervele tabelile. Ja ongi need eelnevad arvutused siis sellega meil tehtud. Ning sõnastame nüüd kontrollitavad hüpoteesid. Tunnused firma ja võimsus on sõltumatud. Noh ja Vabandust, kas saaks korraks neid faile, valemid veel näidata selles? Ja. Nii, valemiks on, näete nii, eelmise tabeli põhjal reasumma korda veerusumma jagatud elementide üldarvuga. Okay. Ja see valem kopeerigi tervele tabelile. Selleks neid dollarimärke ongi vaja, et saaks kopeerida. Elementide arv on siin 9 siis põhimõtteliselt. Elementide üldarv on, näete siin nurgas, ristnurgas. See. Ja. Nii, vast olete jõudnud. Ja nüüd me saame siis testi hakata tegema. Nii et testis väljastataksegi olulisuse tõenäosus ja selleks Exceli funktsiooniks oli siis GSQ test. Esimese tabeli kollane plokk on esimene argument ja teise tabeli kollane plokk on teine argument. Ja saame vastuse. Nii. Ja mis see vastus meile ütleb? Kas keegi mäletab, kuidas see otsustusreegel oli? See 0,5 suurem, siis oli A0. Jah. Et näete, tegelikult ta on hästi piiripealne juhtum praegu, et praktiliselt ta on peaaegu et võrgne, aga võrdsus, eks ju, ikkagi tähendab seda, et me jääme nullhüpoteesi juurde. Nii et me saame siia siis lõppvastuse kirjutada, et need tunnused on ikkagi sõltumatud. Ja see hiirutest on pigem annab võimaluse siis mittearvulist tüüpi tunnuste kohta seda sõltuvust uurida. Monotoonne sõltuvus, mis ta siin tähendab siis? Mis ta võiks tähendada? Monotoonne tähendab, see muutus on kõik ühtemoodi, tähendab, et kõikidel nendel firmadel praegu need erineva võimsusega traktorid, erinevad võimsused muutuvad ühtemoodi. Eks ta siit natuke selle sageduste pealt ka natuke juba siit võib teda muidugi vaadatagi, et näete, järjest arvud lähevad väiksemaks, siit seda monotoonsust ongi siit ka näha. Nii. Võtame uue lehe ja alustame siis uut teemat. Vabandust, kas saaks korra seda Haarudu testi valemit veel korraks näha? Ja seda sama. Nii et võtate GSQ testi Exceli funktsiooni
ja argumendiks lähevad siis kahe erineva tabeli kollased plokid. Nii. Nüüd me jätkame ikka selle kahe tunnuse vahelise sõltuvuse uurimisega. Ja pikem jutt oli vist või juttu oli sinna matemaatikatestide faili kirjutatud, aga kirjutame siis siia korrelatsiooni analüüs on siis just esmalt mõeldud arvulist tüüpi tunnuste vahelise sõltuvuse määramiseks. Ja ta on just lineaarne sõltuvus. Lineaarne sõltuvus, mis see siis endast kujutab? Kui on positiivne lineaarne sõltuvus, siis ühe tunnuse väärtuse kasvades kasvavad ka teise tunnuse väärtused. Siin võibki mõelda endale taustaks tavalist lineaarset funktsiooni, eks ta ikka samamoodi käitub. Ja kui on negatiivne lineaarne sõltuvus, milline see siis võiks olla? Siis teise tunnuse väärtused kahanevad. Jah. Teise tunnuse väärtused. Nii et selline. Nii et nüüd tähistused. Tähistatakse siis seda korrelatsiooni kordajat. Kordaja, kui on valim, siis teda tähistatakse R-iga ja kui on üldkogum, siis tähistatakse teda rooga. Võtame sümbolmenüüst seda rood. Mina leian kiirelt, kuna ma olen teda kasutanud. Miks me seda üldkogumi tähistust ikkagi peame teadma, et kui me siin hakkame hüpoteese kontrollima, siis hüpoteesis sümbolkujul me kasutamegi üldkogumi tähistusi. Nii, ja see korrelatsioonikordaja väärtus võib muutuda siis -1 kuni 1-ni. Panen apostroofi ette, siis laseb seda teksti sisestada. Nii, ja kui korrelatsiooni kordaja väärtus on võrdne 0-ga, siis 2 tunnust on sõltumatud. Nii et nüüd võikski siis öelda, et näiteks kui üks tahtsin küsida, et kas see eelnev kehtib nii varimile kui üldkogumile, jah? Jah. Ja kui teine R on -0,7, kas neil on erinevust? Näiteks kui 2 R-i, 2 erinevat korrelatsioonikordajat, üks on 0,7 ja teine -0,7. Siis see arv väljendab lineaarse sõltuvuse tugevust, aga praegusel juhul nad on lihtsalt erisuunalised.
Nii et nad on mõlemad ühesuguse tugevusega, aga erisuunalised. Nii et siin selle nullpunkti suhtes paljud protsessid on sellised sümmeetrilised, eks ju. Ja niisugune tinglik jaotus öeldakse, et kui see korrelatsiooni kordaja on suurem või võrdne 0,7-ga, siis öeldakse, on tugev lineaarne seos, sõltuvus siis või seos. Nii, kui ta on 0,4 ja siis 0,7 vahel, siis keskmise tugevusega sõltuvus. Ja kui R on nüüd väiksem kui 0,4, siis nõrk seos, nõrk sõltuvus. See on niisugune tinglik jaotus, aga umbes nii võib teda. Ja sama kehtib muidugi, ma oleks võinud panna siia R-i absoluutväärtuse, et sama ka negatiivse poole samamoodi on siis tugev. Kui R on väiksem kui -0,7, siis on tugev lineaarne sõltuvus. Nii, lähme andmed-lehele ja meil ongi võimalus nüüd praegu siis kõikide, kuna siin on hästi palju neid arvulist tüüpi tunnuseid, kusjuures näete, siin on juba nii-öelda tekstilist tüüpi tunnus siis kodeeritud. Nii et ega see kodeerimine ei olegi midagi muud, kui hakkame lihtsalt ühest peale ja seame talle vastavusse mingi arvu. Ja samamoodi on kodeeritud need traktorimargid nende firmade järgi. Nii, aga siin kodeeringus sorteerime need andmed praegu selle kodeeringu järgi. Nii et pange kursor lihtsalt kodeering veergu ükskõik kuhu, ärge midagi märgendage, valige siis avalehe pealt sordi väiksemast suuremani ja tõmbame andmete lõppu, siin on paar viga sees, mida me saame kenasti ära parandada. Näete, see on New Holland, see 155, ilmselt on näha kohe, et see on viga, see peaks olema 1. Ja see MTZ8 ja sellele me saame ka koodi siit vaadata, need MTZ-id. Nagu näha on, eks ükskõik mis numbriga siin taga nad on, ma arvan, et isegi see 8 võib-olla ei ole päris õige. Aga võib-olla on selline mudel olemas, et see MTZ on, eks ju, 8 on selle kodeering. Nii et paneme siia 8. Ja T150, need T-d on, näete ka siin, on 9. Nii et siia saame siis kenasti ise need koodid juurde panna. Teisi tühje lahtreid ilmselt me ei oska siin kuidagi täita nüüd takkajärgi. Nii, ja seega tähendab, näete, mis me siis tegime nüüd, tähendab selle tulemusena, selle kodeerimise tulemusena me oleme need teksti sisaldavad tunnused praegu viinud väljendanud arvude kujul nad ei ole arvulist tüüpi tunnused, vaid nad on lihtsalt nende väljade kood ja omakorda me saame neid tunnuseid nüüd nii-öelda lisada siia arvulist tüüpi tunnuste juurde
ja Kiipi. arvutada kõikidele tunnustele korraga välja korrelatsioonid. Kas mingi loogika ka selles on, et Fiatil ja New Hollandil on üks kodeering? On või? Nad on Üks. üks. On jah. aga ka Fiat ja Pollandil äkki allahanget. Ei, vast sellel, oota Fiatil, sellel võiks ikka koodi, paneme koodi teiseks. Sellepärast, et Fiat on vana traktoritootja, autosid hakkas ta palju hiljem tegema. Nii, meil on nad siin praegu kodeeritud. Oota, 11 on kodeeritud, et 11-ni, no paneme ta 12-ks siis, selle Fiati. Ja kuna nad on siin alguses, siis paneme 12-ks. Oot, seda ma olen tähele pandki, pole nii suhtunud. Nii, ja nüüd on oluline, tähendab just, et need kõik arve sisaldavad väljad, enne kui me hakkame korrelatsioonimaatriksid koostama, paikneksid üksteise järel. Kõik nad siin paikneksid üksteise järel. Ja võtke nüüd data menüüst, siis data analysis. Ja otsige siit käsku siis correlation ja siis okei. Ja input range'i lähevad nüüd siis kõik tunnused korraga. Võtke märgendage kõigepealt tunnuse nimed ja siis osutage tabel lõpuni. Nii et saab siis C1 kuni 232 teise reani siis nii. Meil on tunnuse nimed, paneme labels sisse ja las siis tehaksegi see korrelatsioonimaatriks uuele töölehele, nii et võime okei valida. Ja saame niisuguse maatriksi nüüd. Siit avalehe pealt seda esimese rea tekste vast ei ole mõtet seda maatriksit nii-öelda veergusid laiaks teha, vaid valige murra tekstiridu, et siis on need tunnuse nimed loetavad. Ja samas esimese veeru A veeru võib laiemaks teha, et sealt need tunnuse nimed siis paistavad välja. Nii, ja niisugune ongi siis see korrelatsioonimaatriks. Mis te arvate, miks siin ülemist poolt ei ole? Miks see tühi on? See on peegelpilt. Jah, peegelpilt, et eks ju selle nii-öelda -0,5 ma võiks siia kirjutada ja see võib-olla teeb seda jälgimist veel keerukamaks ja samas, kas neid ühtesid peame vaatama või mitte. On korrelatsioon, eks ju, ühe ja selle sama tunnuse vahel. Selge on see, et see tulebki 1. Nüüd paistab silma siin 1 -1. Mis see siis võiks ennast olla? Kas see meie jaoks oluline on või mitte? See tunnus, kui me näeme siit andmete pealt, eks ju, siis see tunnused vanus ja väljalaske aasta. Ta on 2009. aasta seisuga, eks ju. See ongi sihuke absoluutne nii-öelda negatiivne sõltuvus. Teeme graafiku, märgendage lihtsalt ära praegu siis G ja H veerg siit tähtede pealt ja valime insert menüüst scatterplot. Punktdiagramm. Ja siis võibki selle graafiku kohe kopeerida siia graafiku alla, siis see ongi heaks näiteks siis nii-öelda absoluutsele negatiivsele sõltuvusele, et see on siit näidatud siis, eks ju, näete ühe tunnuse väärtuse kasvades, aastanumber nii-öelda tuleb
Kasvades teise tunnuse väärtused vähenevad, nii et siin see R on siis praegu võrdne -1-ga. Noh, aga sisulist tähtsust muidugi see ei oma, eks ju. Noh, see -1 meile. Aga meil väga midagi peale pole hakata, sest nad peavadki olema siin praegu absoluutses sõltuvuses, sest 1 on arvutatud lihtsalt teise põhjal. Aga nüüd märgendame ära selle maatriksi. Seda viimast ühte ei olegi vaja märgendada ja võtke avalehe pealt conditional formatting. Siit see esimene käsk ja valige between. Ja tõstame esile sellest tabelist siis otsime välja kõik tugevad sõltuvused. Ehk see tähendab, me paneme siis 0,7-st, mitte ei pane 1-ni välja, vaid panemegi 0,99, et ta meile neid ühtesid ei hakkaks esile tõstma. Ja las nad ollagi punase taustaga, nii nagu ta tuleb. Ehk see siis on nüüd näha, missugused on meil need tugevad sõltuvused. Kui me nüüd sama käsku korrata, võtke jälle vahemik ja pange -0,99 kuni -0,7-ni. Kas mõni siit? Vist ei ole ühtegi negatiivset sõltuvust, eks ju siis. Nii et sellest arvude rägastikust paremini siis jälgitavad on need tugevad sõltuvused, need kindlasti huvitavad meid rohkem. Nii, nüüd näiteks, mida siis selline tugev sõltuvus meile ütleb. Püüame seda sõltuvust kirjeldada. Keegi proovib. Positiivne sõltuvus, ikka lähtute sellest, eks ju, et ühe väärtuse kasvades kasvavad ka teise väärtused, mis ta siis reaalselt meile siin näitab. Võimsuse kasvades suureneb kütusekulu. Jah. Siin just tänapäeval üks tudeng vaidles vastu, et ei saa ju nii olla, et see on jumala vale. Sest võimsamad traktorid küll, et järjest uuemad traktorid ju tehakse selleks, et nad vähem kütust kulutaksid. Aga ilmselt, mis siin on sellised varjatud faktorid, alati tulevad juurde. Need suured võimsad traktorid on ilmselt ka pidevalt töös olnud, nii et selle tõttu on nende kütuse, sest siin on ju aastane kütusekulu ja seetõttu on see aastane kütusekulu ka suurem olnud. Nii et et ühelt poolt jah, kindlasti, et võimsuse kasvades kasvab ka kütusekulu. Jah, see on peaaegu nagu metsanduses, kus traktor seisab põhimõtteliselt ainult siis, kui juht ostab kabiinist välja ja teine juht kabiini tagasi ja vahepeal ka määrimise peatuse, midagi sihukest ja kogu lugu. Nojah, et näete, siin ongi ka see, eks ju, et võimsamad traktorid kulutavad, see seos küll nii tugev ei ole, eks ju, kulutavad õlisid ja määrdeaineid rohkem või ka... Siin ei ole eraldi kuskil välja toodud meil töötunde. Just, et siin oleks see olnud väga vajalik. Ei vaata, siin on olemas küll, et on varuosade maksumus on negatiivne võimsuse kasvades ja kulud kokku 1 liitri kütuse kohta ja kulud 1 liitri kütuse kohta ka negatiivsed. Maksumus kütuse 1 seda küll, aga töötundi tahaks ikkagi eraldi reana näha, see annaks päris hea pildi. Väga oleks vaja olnud töötunde, siis oleks arvutanud keskmise nii-öelda siis igasuguse keskmise 1 tunni kohta ja siis oleks saanud selle õige sõltuvuse sealt kätte.
sest põllumajanduses muidugi sõltub traktori töötunnil ja töötunni hindel on vahe, sest kas ta nüüd on talvine periood või on suvine kui ta periood. kütust kulutab, siis see kütust kulutavad ühtemoodi. Nüüd vahe ongi selles majandi jaoks vähemalt, et kas ta talvel lükkab selle traktoriga lund, mis on ka vajalik, et saaks pääseks ligi, või ta teeb suvel heina ja silo. See ongi see koht, et mida ta teeb, et talvel on muidugi majandi jaoks ta kulukam, aga suvel on ta kasulikum, sest ta teeb nagu majandi jaoks reaalselt vajalikku tööd. Ja, et tähendab, see on nii-öelda ühe tudengi baka tööks kogutud andmed ja ilmselt siuke oluline faktor nagu töötunnid on jäänud siit vaatlemata. Ilmselt oleks saanud seda ikkagi majandist või sellest kätte nendest töötunnid ka. Nii, aga nüüd jah, me siis võime siit eks ju niimoodi ükskõik missugust seost nüüd selle kaudu seda kirjeldada, kuid nüüd edaspidise analüüsi jaoks on siis oluline veel iga andmestiku korral välja selgitada, kui suur korrelatsioonikordaja on statistiliselt oluline. Tähendab, et kui me siin enne panime kirja, eks ju, et kui R võrdub 0 on tunnused omavahel sõltumatud, siin praegu ühtegi niisugust tunnust, eks ju, et ei tulnud, et on sõltumatu. Et kui me siit enne tegime testi, HIRUT-testi, näete, meil oli siis firma ja võimsuse vahel, siis näete siin praegu sellisel moel nagu mingi õrn sõltuvus on, eks ju, HIRUT-testiga tuli, et nad on sõltumatud ja nägite, et ta oli kaunis piiripealne juhtum, aga et see HIRUT-test on kindlasti, ta ei ole nii tundlik, kui on see korrelatsioonikordajate arvutamine. Et võib-olla ta siin, on siit näha ka ikkagi, et ikkagi üsna nõrk see seos on. Nii, aga siis see ongi, et meil on nüüd vaja välja selgitada, et selle 0 punkti ümbruses on veel see korrelatsioonikordaja statistiliselt mitte oluline ja neid korrelatsioone ei tohiks ka kasutada siis ja seda Excelis ei ole seda testi valmis pandud. Nii et nüüd me siis sõnastame jälle hüpoteesi korrelatsiooni kordaja on statistiliselt mitte oluline, on nullhüpotees ja sisukas hüpotees muidugi risti vastupidine, et on oluline. Ja paneme siis selle hüpoteesi kirja ka sümbolkujul. Siin me siis nüüd kirjutamegi, kasutame üldkogumi tähistusi, nii et me peaksime võtma siia siis rho. Rho võrdub 0 ja sisukas hüpotees on, et rho ei võrdu 0-ga. Minul ilmselt läheb see märkide otsimine siin praegu kiirelt. On mitte võrdne siis 0-ga. Nii et väga sageli, kui nii-öelda sümbolkujul hüpoteese kirja panna, siis saab aru ka, mis tüüpi see hüpotees on. Ja see on praegu siis kahepoolne hüpotees. Kahepoolne hüpotees. Kui ma neid hüpoteese siin praegu lihtsalt näiteks teen, millised on siis ühepoolsed hüpoteesid, on nad siis niisugune.
Ja kui ma veel kopeerin ja võrratusmärgid nii-öelda vastupidiseks vahetan, saamegi ühepoolsed hüpoteesid. Siin praegu need muidugi üldse aktuaalsed ei ole. Niisugused oleksid siis ühepoolsed hüpoteesid võrdluseks. Nii, et kui te nüüd võrdlete, näete, kahepoolsel hüpoteesil on alati nii-öelda kasutusel ainult võrdusmärgid. Ja ühepoolsed hüpoteesid, neid on 2 paari, on need võrratusmärgid. Kui sümbolkujul neid kirjutada, siis oskab kohe vaadata nii. Ja ma näitan siin siis joonist ka. Pagan. Mul ei olegi pandud. Et kahepoolsed ja ühepoolsed hüpoteesid. Siin praegu, kui me testi hakkame tegema, eks ju, siis see nii-öelda olulisuse nivoo. Ehk see oli see eksimise tõenäosus, mis kui suurt me kasutame tavaliselt. Me tähistame ta alfaga, ma ei hakka praegu tähte siia ette otsima, oli siis 0,05 siin ja kahepoolse hüpoteesi korral tuleb nii-öelda see alfa jaguneb pooleks. Ühel juhul ta on siis 0,025 ja teisel juhul on ta 1 miinus 0,025. Saame sellised need tõenäosused ja ma näitangi nüüd siis joonist. Siin kahepoolse hüpoteesi korral näete, kui see on siin standardiseeritud normaaljaotus, keskväärtus on tal 0, siis siin keskel on alati 0 hüpoteesi ala ja siin otstes, kahel pool otsas on sisuka hüpoteesi ala. Nii et sellele tõenäosusele näete nüüd vastava, me saame Z-kriitilise väärtuse, nii-öelda, et siis kui me testi teeme, kui meil arvutatud statistiku väärtus saab nii-öelda praegu siinpool väiksemaks kui see -1,96, siis oleme näidanud, et kehtib sisukas hüpotees. Või siis siin vastupidi, et kui meil arvutatud statistiku väärtus on 1,96 suurem, siis kehtib ka sisukas hüpotees. See on niisugune klassikaline hüpoteeside kontrollimise tehnoloogia. Nüüd natuke tänapäeval arvutites on ta selle tõenäosuse peale viidud. Ja nüüd, kus see 0,975 tuli? Näete, mõlemad on siin praegu, kui alfa pool on 0,025, selle järgi seda punkti ju kätte ei saa. Nii et näete, siit läheb jälle üks üles siia jaotusfunktsiooniks, see aru peegeldatakse üles. Kui maksimumväärtus on siin 1 ja see ühest tuleb siis lahutada 0,25. Nii nagu ikka me neid tõenäosuseid ju leidsime, eks ju, et vastandsündmusele, kui on vaja tõenäosust siia suurenemise suunas, siis me ju lahutasime ühest. Nii, ja nüüd arvutamegi need Z-kriitilised väärtused välja. Keegi teab, mis funktsiooniga, need on tõenäosused ja meil on vaja kätte saada X-i väärtust. Keegi mäletab, mis see funktsioon oli? Norm min.
ja meil on standardiseeritud norm SIN ja lihtsalt võtamegi selle tõenäosuse siit ja muud argumenti talle pole vaja. Nii et näete, et arvud olid kirjutatud sinna joonisele ka, nii et me saamegi need nii-öelda see Z kriitiline, mille suhtes me oma arvutatud statistiku väärtust siis nüüd hakkame võrdlema. Nii, ja see arvutatud statistiku väärtus, ma panen ta tekstikasti selle valemi, mille järgi me arvutame. Tähistame ta T-ga. On siis, vaatan valemi. Nii, T võrdub, nüüd tuleb murd. R korda ruutjuur N-2 jagatud jällegi ruutjuurega 1 miinus R ruut. Nii et see on siis see statistik, mille järgi me nüüd arvutame ja võrdleme siis saadud väärtust selle Z-kriitilise väärtusega. Nii et ma võin selle otsustusreegli võib-olla ka siis siia kohe kirjutada. Nüüd on siis, see on siin ja ainult siin on siis ta nüüd veidi teistmoodi. Nii et kui see T on suurem võrdne, võtame ainult positiivses suunas praegu, sest negatiivses suunas see protsess on kõik sümmeetriline, 1,96, siis on meil sisukas hüpotees rahuldatud ja kui ta on väiksem, teda võrdusmärki siin ei ole või siia on võrdusmärk 1,96, siis jääme nullhüpoteesi juurde. Nii, ja kuna me tahame nüüd kogu tabelile nüüd korraga seda olulisuse piirkonda leida, siis kasutamegi nii-öelda katse-eksituse meetodit, et me anname ette ise mingi R-i väärtuse ja siis vaatame, kumb hüpotees on rahuldatud. Tähendab, põhimõtteliselt me otsime kohta nüüd selles katse-eksitusmeetodiga, kus nullhüpoteesi ala, millise R-i korral nullhüpoteesi ala läheb üle sisukaks hüpoteesiks. No, kui suure R-i me siis esimeseks korraks võtame? See on väike või suur? 0, no võtame 0,1, eks ju see statist tähendab, et kui 0 punktis on statistiline sõltumatus, siis tegelikult ka seal 0 punkti ümbruses on see nii-öelda statistiline sõltumatus veel. Nii et hakkamegi sealt nii-öelda järjest suuremaks minema. Nii et R-i me andsime näete ise ette, korda ruutjuur. Nii, valimi maht on meil 232, sellest lahutame 230. Paneme kohe valemisse ja jälle ruutjuur. Nüüd 1 miinus, no ja R-ruudu võime siis panna korrutamise teel. Saame niisuguse valemi siia. Nii, saite sisestatud. Noh, tegelikult see N-2 see on vabadusastmete arv. Näidake palun korraks uuesti seda valemit. Ja miks just -2 tähendab, et kui meil on üks tunnus,
siis iga tunnuse väärtusega saab lineaarseid kombinatsioone moodustada kõikide teistega, aga mitte iseendaga. Praegu korrelatsioonikordajasse on haaratud meil, eks ju, 2 tunnust ja siis tulebki see -2, eks ju, sealt. No nii. Kumb hüpotees see siis praegu on? Kui meil T on 1,5, siis kumb hüpotees rahuldatud on? H0 siis ju. Siis jääme H0 juurde, jah. No võtame järgmise R-i 0,2, kopeerime valemi ja siis näeme, et kuhu me oleme jõudnud. Et see on juba H1. Nii et tähendab see üleminek siit nullhüpoteesilt sisukale hüpoteesile on kuskil siin vahel. No paneme siis keskpunkti. No näeme, et oleme ikka sisuka hüpoteesi juures, aga juba palju lähemale selle 1,96-le. Lähme siis natuke, võtame järjest väiksemaid väärtuseid. No see on ka ikka veel H1, nii et võime veel. 0,11 äkki või? Ei olegi. Ei, ta nii palju ei ole. Tähendab, ärme kolmandat koma kohta võta, aitab meile, näete, siin me näeme, et see on, eks ju, veel H1, aga 0,12 juures on juba H0. No huvi pärast, kui panna sinna nüüd 125, 0,125, lihtsalt huvi pärast. No paneme. No näed, see on ikka H0. Ja. Nii et ta on, eks ju, ta on tegelikult mingi 1, 2, võib-olla 9 või, aga no nii täpselt meil ei ole vaja, eks. No näed, see on juba, eks ju, suurem. Et nii täpselt ei ole vaja, meil aitab kahest komakohast küll, nii et see on tegelikult siin nagu see nüüd see nii-öelda ülemineku koht, mis on täpselt, eks ju, nii-öelda siis sisukas hüpotees, täpselt nii-öelda natukene sellest 1,96 suurem ja me võimegi siis kirjutada oma tulemust töö tulemuseks, et korrelatsioonikordaja on mitteoluline vahemikus ja nüüd võtame siis sama kaugelt on ta ka negatiivse poole pealt, eks ju, siis -0,13 kuni 0,13. Noh, rõhutame siia juurde siis võib-olla seda, et kus ta siis oluline on, et siis vahemikes siis nii, mis vahemikes ta, kus ta oluline on? -1 kuni -0,13 või 0,13 kuni 1-ni. Nii et see oli siis ja sellist nii-öelda analüüsi tuleb siis iga erineva andmestiku korral teha. See alati ära määrata. No nüüd võiks muidugi küsida, et millest sõltub. Sõltub see mitte olulisuse piirkonna laius siis. Noh, esiteks kindlasti, kui te vaatate arvutusvalemit, seda T-valemit, millest ta seal võiks siis, mis siin nagu määrab selle T suurust.
seda valemit vaadata. Noh, näete, kui see N on siin, kuidas ta siis siin rolli mängib T-väärtusele, kuidas ta mõjub. Tegelikult ta siis sõltubki valimi mahust. Ja nüüd kuidas? Kui N on seal lugejas, siis kas see mitteolulisuse vahemik läheb laiemaks suurema või väiksema valimi korral? Noh, vaadake siis mõelge. Kui me nüüd siia panime, eks ju, üle 300 arvu, aga kui siin oleks 30, mis siis juhtuks? Siis on ju, mida suurem number on, seda suurem on lugeja. Ehk siis sealt alumine peaks ju suht konstant olema, et siis ju olulisus kasvab suuremate numbrite korral või valimi korral. Valemi vahemiku laius. Need, kui ma nüüd siia panen, jätan ainult 30, siis näete, kui väike see väärtus on 0,01 juures. Ja ma ta siit alla keerin, no siin on ikka väga väikesed väärtused, eks ju. Nii et see näitab siit, kui ma panen siia juba mingi 0,5 näiteks. Siis see läks alles siin 0,1 või sisuka hüpoteesi juurde. No ta on natuke väiksem, siis ilmselt võin 0,4 siia panna. No, nii et seal kandis 0,3 midagi, eks ju, 35 võib-olla. Nii et väiksema valimi mahu korral on see mitteoluline vahemik kindlasti laiem. Nii et siin kui, noh, need arvud on arvutatud, kui N on 30 ja siin on N oli meil 230. Nii et see praegu on see -2 ära unustatud sealt. Siin oli 232 oli ju esimeses tulbas ja teises siis 32. -2, noh, siin on 32 siis. Sest 2 on maha lahutatud, nii et kuidas ta siis valimi mahust sõltub, et mida väiksem valimi maht, seda laiem on mitteolulis vahemik. Nii. Ja tegelikult siis teisest ja kui te mõtlete praegu keskväärtuse usalduspiiride peale, siis täpselt sama sõltuvus oli seal ka, et mida väiksem valimi maht, seda laiemad on usalduspiirid keskväärtusel ja teiseks sõltub ka ta siis sellest ette antavast olulisuse nivoost. Kui meil on siin tehtud praegu see test, eks ju, 0,05 juures, noh, kui me võtaksime alfa, teeme siia kõrvale siis, mis see alfa veel võib olla, näiteks on 0,01 ehk meil on 1% eksimistõenäosus, siis meie need, kui me ta pooleks teeme, saame 0,005 ja 0,995, eks. Ja kui me arvutame siis nüüd norm standardiseeritud
normaaljaotuse väärtused nendel juhtudel, siis näete, et need arvud on nüüd tükk maad suuremad. Kuidas see siis võiks mõjutada nüüd laiust? Kas need lähevad kitsamaks või laiemaks? Noh, paneme valemi jälle sisse. Nende samade väärtuste juures, eks me saame siit ju teada. Nüüd me võrdleme teda, eks ju, selle 2,5-ga või 2,6-ga õigemini. Me ta alla kopeerime. Siis näeme, et 0,14 juures veel, 0,15 juures veel, eks ju, siin on ikkagi H0. Aga 0,2 juures on juba H1. 2,6 suurem. Noh, me võime siit panna mingi väärtuse, näiteks 0,18. Noh, siis näeme, et see on nüüd just täpselt natukene sellest 2,6 suurem, vist 0,17 vist läks juba väiksemaks. No see ka sobib, nii et see on ka veel H1. Nii et kui alfa on eksimistõenäosus on väiksem, siis mitteolulisuse piirkond läheb laiemaks. Ja täpselt sama on ka keskväärtuse osalduspiiride korral see erinevus siis. Saate korraks natuke paremale poole kerida. Võiks selle teksti korraks näha. Nii et mõlemad seosed siis nagu ühtemoodi siis, millal ta läheb laiemaks. Ja neid mitteolulisi, nii et seal nulli ümbruses neid korrelatsioonikordajaid siis ei ole mõtet kunagi kasutada. Ja et meeles seisaks, et me neid ei kasutaks ega ei peaks kogu aeg vaatama, mis meil see mitteoluline korrelatsioonikordaja oli. Me kasutame jälle nüüd tingimuslikku vormindamist. Conditional formatting, võtke siit lahti jällegi esimest käsku ja siis valige between. Et panemegi siis miinus 0,13 kuni 0,13 ja valime siit siis custom formatting käsku ning kasutame siit värvi, siit esimest halli võtke teine hall. Niimoodi, et selle tulemusena siis need arvud on küll üsna heledad, aga nad on siiski veel nii-öelda nähtavad. No ja vist
nii et need on nüüd siis korrelatsiooni kordajad, mida me võime siis edaspidistes analüüsides kasutada. Siin. No teeme siis samad asjad läbi ka selle matemaatikatestiga. Nii et võtke siis see matemaatikatest lahti. Nii, see andmestik on meil praegu siis niisuguses seisus. Jah, on teil olemas nüüd see matemaatikatestid fail? Üks hetke panema. Siin on meil vaja veel eeltööd enne teha, enne kui me saame siis siit sellest andmestikust korrelatsioonimaatriksit koostama hakata. Sest näete, siin on, me tahame jälle ka need tekstilist tüüpi tunnused, eks ju, sinna korrelatsioonimaatriksisse panna. See tähendab, et me peame nad siis nüüd ära kodeerima. Nii et saame selle siis ka praktiliselt läbi teha. Ja alustame rühma kodeerimisest. Nüüd on fail lahti. Ja, minul küll. Jah. Tehke see häält, kellel veel ei ole. Kui on vaikus, siis sorteerime siis rühma järgi andmed. Pange rühma peale lihtsalt kursor ilma midagi märgendamata. Siis lisame siia vahele tühja veeru ja paneme tunnusele nimeks siis rühma kood. Ja hakkame neid koode sisestama, ega see midagi muud ei olegi, kui nii kaua kui on EH, on see 1. Paljundage 1. Kui tuleb DS, siis ta pange 8 ja paljundage see ära. Kui tuleb TT, siis see on 3. Ja lõpuks, kui tuleb VE, siis see on 4. Nii, see tunnus siis sellega kodeeritud. Nii, järgmine nüüd tunnus, mis meil on vaja kodeerida, oleks klass 1. Klass 1. Pange kursor siia klassi 1 veeru peale. Kui kellelgi nüüd seda klassi 1 veergu ei ole, siis võib ka klassi peale panna, aga klass 1 peal on meil pandud siis need üksikud erinevad klassiliigid on, eks ju, nimetatud muuks. Nii et seda saab ka siis praegu kodeerimisega nii-öelda korraga nagu teha ka, kui kellelgi veel ta tegemata on. Sorteerime andmed selle klassi 1 järgi. Lisame siia tühja veeru. Paneme siis klassi kood tunnuse nimeks. Ja täpselt analoogiliselt siis nii kaua, kui on humanitaar, see on 1. Loodus on 2. Ja nüüd tuleb see muu. Nii et
muuks on kõik need üksikud väärtused, mis me siin kunagi panime. Real on juba 4, siis meil 5 erinevat klassiliiki siin jäi. 5 gruppi nii-öelda. Ja siis tava. Nii, sellega on siis nüüd järgmisena on meil vaja need hinded ära kodeerida, algebra ja füüsika hinded. Lisame siia vahe lõppu 2 veergu veel ja nimetame siis veidi teisiti. Olgu algebra 1 siis. Ja teine siis tuleb, eks ju, füüsika 1. Nii, aga enne kui me saame siin koode panna, siis sorteerime jälle siis hinnete järgi. Siis esiteks algebra hinde järgi need andmed. Ja me teame, et hinne A on siis 5. Hinne B on 4. Kui andmeid ei ole väga palju, siis võib nii sellisel viisil neid niimoodi kodeerida. Siin oleks võinud muidugi if-lauset ka kasutada, aga aja kokkuhoiu mõttes praegu nii-öelda üle võrgu nüüd, kui kellegi if-lausega midagi, kui välja ei tule, siis on väga raske midagi abistada. Et kasutan võib-olla seda lihtsamat viisi praegu siin. Nii et hinne E on siis 1. Ja nüüd, kui tuleb F, see on 0 ja ka MI-d on 0-id, sest neil on ühesugune tähendus ikkagi. Ei ole eksamit ära saanud. Nii. Ja täpselt sama töö on vaja siis füüsikaga teha. Et kõigepealt sorteerite andmed füüsika järgi. Ja siis panete hinded. Nii, öelge, kui valmis olete saanud. Nii. Kõik valmis? Ei ole. No ootame veel. Nüüd järgmiseks on vaja siis
nii-öelda neid tekste sisaldavad väljad siit andmete keskelt ära võtta, et meil tekiks ainult arve sisaldavate tunnuste plokk. Nii et siit see klass ja klass 1. See on kindlasti siit keskelt vaja ära tõsta. Märgendage siit tähe pealt juba terve veerg ja siis raamjoone piirkonnast mööda ekraani nihutage nad siia taha. Ja need algebra 1 ja füüsika 1 tõstke nad siia keskele. Ja need võib siis siia uuesti kokku panna. Et see andmestik jääks siis lõpuks sellisesse seisu. Et mul on selle klass 1 ja klassiga väike probleem, et kuidas sellest klass 1 saadi, et jäeti üksikud mingid... No klass 1 me tegime kunagi varem siin niimoodi, et näete kõik, näed siin vahepeal, kõik need üksikud nimed, mis siin olid, need me nimetasime muuks. Ja need praegu need on lihtsalt koodiga 3. Need kõik need kõiksugused teised nimed. Et meil jääb alles humanitaar, loodus, reaal ja tava ja kõik teised on muud ja praegu nad on kodeeritud meil 3. Nii et isegi see klass 1, kui ei ole seda praegu andmetes, siis saab juba nende järgigi panna, et need kõik on 3. Ainult, et kui te sorteerite selle välja klassi järgi, siis nad kõik paiknevad natuke erinevates kohtades. Ja siis võib lihtsalt meeles pidada, et kõik need muud nimetused on 3. Mis ei ole humanitaar, loodus, reaal ega tava, need on kõik 3 siis. Kuidas siis on seis? Nii et nüüd meil on rühmakoodist kuni siia testipunktideni kõik arve sisaldavad tunnused üksteise järel paigutatud ja nende põhjal me saamegi siis koostada korrelatsioonimaatriksi. Korrelatsioonimaatriksi koostamise eeltingimus on see, et kõik need tunnused, mis me tahame maatriksisse võtta, peavad sisaldama numbreid ja paiknema tabelis üksteise järel. Olete saanud nii? Peaaegu, et mul on veel vaja, ma tegin see klass 1 praegu ära, et ma tõstan need 2 tükki siit välja vahepealt, siis nagu ma aru saan. Tõstke lõppu ja tõstke algebra 1 ja füüsika 1 sinna siis samasse auku tagasi. Tehtud on minul. No nii, võtame siis data menüüst jälle siis data analysis, correlation ja paneme siis õige andmeploki siia sisse. Ta hakkab siis rühmakoodist kuni testipunktideni, tulba nimede pealt ja siis alla lõpuni välja. Nii, labels ilmselt on täna juba sees
ja las siis jälle korrelatsioonimaatriks tuleb uuele töölehele. Et vajutage OK ja saame sellise maatriksi. Murrame jälle tekstiridu. No siin on tunnuseid vähem ja maatriks ka muidugi väiksem. Ja kui me siit üle vaatame, siis mis siit silma paistab? Et selles maatriksis tugevaid seoseid üldse ei ole. No näete siin, need on kaks kõige suuremat väärtust, nii et kui me ümardaksime, siis võiks ka neid veel siin esile tõsta ja need on ja väga sageli juhtubki meil selliseid andmestikke olema, kus neid tugevaid ja isegi keskmisi seoseid ei ole, et tunnuste vahel on väga nõrgad seosed siin. Nii et suhteliselt kompott siis ju. Jah, ega siin nendega väga palju midagi teha ei ole, sest ega meid see sõltumatus ju ei huvita. Siin samamoodi siis teeme selle testi läbi, kuna on erinev valimimaht, siis määrame ka siin kindlaks selle mitteolulisuse piirkonna. Ja siis sisukas hüpotees on oluline. Nii, nüüd me teame juba, eks ju, see Z-kriitiline, eks ju, see väärtus on 1,96. Selle arvu suhtes me oma arvutatud statistiku väärtust siis võrdleme, nii et tee ja otsus, teeme ikka seda sama katse-eksitusmeetodit. Millisest R-i väärtusest peale hakkame siis? Nii, kõigepealt peame teadma siis, kui suur on valimimaht, eks ju, näete, ta on veidi väiksem, 198. Nii et kirjutame selle siis ka endale siia välja, et valimimaht N võrdub 198. Nii, millisest R-ist hakkame peale? Mis võiks esimene olla? Võtame 0,15 näiteks. Nüüd me juba teame, eks ju, et 230-ga oli meil see piirkond 0,13, eks ju. Nii et võime seda teadmist siin juba kasutada, et siin ta peaks nüüd olema natuke suurem. Nii et N-2, 196 jagatud ruutjuurega 1 miinus R-ruut. Oli siis see arvutusvalem. Sisestatud. Näeme, et see 0,15 veel ei ole päris, nii et võtame 0,14. See, eks ju, siin praegu on H1. Ja see on ka 0,14 juures veel H1, aga ta paistab, et ta ongi just täpselt, eks ju, natukene suurem, sest 0,13-ga juba läheb T-väärtus 1,96, eks ju, väiksemaks, nii et
selle andmestiku korral siis see mitteolulisuse piirkond lõpeb 0,14 juures. Nii et kirjutame siis oma uuringule vastuse. Korrelatsioonikordaja on mitteoluline vahemikus siis -0,14 kuni 0,14. Ja muudame need mitteolulised korrelatsioonikordajad siin siis nii-öelda nähtamatuks. Kasutame jälle seda tingimusvormingut. Võtame between. Ja kasutame siit seda custom formatting käsku ning paneme halli tooni nendele lahtritele. Nii et siis on näha, missuguseid korrelatsioone me võime siin kasutada. Kõik nad on positiivsed, üks on ainult need rühmakood ja füüsika on ainult nõrk negatiivne sõltuvus. Mis ta siin tähendaks siis praegu? Kes kirjeldaks seda seost? Mis see rühma negatiivne sõltuvus siin tähendab? Rühmakood, mäletate, me panime 1, 2, 3, 4 ehitus, tehnotroonika, tehnoloogia ja veemajandus. No, kui see väärtus kasvab, siis füüsikahinded järjest lähevad kehvemaks, eks. Nii et veemajanduse siit võib järeldada, et kergelt veemajanduse poole liikudes on need füüsikahinded kehvemad. No, aga kõikidel üsna loomulik on, et need, kes on riigieksami paremini teinud, on ka testipunktid või siis füüsika ja algebra hinded näete paremad. See on ka üks. Ja see, mis siin on kõige tugevam sõltuvus selles andmestikus 0,5, mis see meile ütleb? Mida parem füüsika hinne, seda parem algebra hinne. Nojah, sisuliselt ikka, et kes saab hea hinde füüsikas, see ilmselt paljudel enamikel juhtudel võib ka hea hinde algebras saada või me võime vastupidi öelda, et kes on algebras hea hinde saanud, siis saab ka füüsikas, eks. Nad on nii-öelda ümberpööratavad alati. Siin need jutud. Testipunktid algebra ja füüsikaga võib-olla nii tugevas sõltuvuses ei olegi üldse. Siin. Nii et niisugune on see korrelatsiooni analüüs siis. Kuid seda korrelatsiooni analüüsi on vaja nüüd regressioonanalüüsi põhjaks alati teda arvutada, et regressioonanalüüsiga, kui me nüüd edasi lähme, siis alustataksegi alati korrelatsioonikordajate maatriksist ja regressioonanalüüsis saab siis kasutada just neid tunnuseid ja nende tunnuste vahelisi sõltuvusi, mis on statistiliselt olulised. Need kõik need, mis me siin oleme nii-öelda tumedaks jätnud, neid saame siis kasutada. No, meil on natuke aega, nii et võib-olla ma siis räägin siis regressioonanalüüsi edasi.
Võtame uuele lehele. Regressioonanalüüs. Noh, siin ka ikkagi, eks ju, saab üldse kasutada siis nii-öelda arvude ja arvulist tüüpi tunnuseid või siis neid arvuliselt kodeeritud tunnused. No, väikese kitsendusega. Nii, me käsitleme siis seda regressioonanalüüsi võib-olla 3 erineval juhtumil. Esimene on siis lihtne regressioonanalüüs, mida on just eriti sobilik teha just siin praegu sellel matemaatika testi andmetel. Selle korral siis tegelikult otsitakse, tähendab regressioonanalüüs ise üldiselt tähendabki siis, et püütakse leida katseandmetele vastav algebraline avaldis, mingi funktsiooni avaldis. Ja seda nimetataksegi siis mudeliks ja sealt on tulnud ka sõna modelleerimine, nii et statistiline modelleerimine on siis ühtlasi ka regressioonanalüüs. Ja selleks mudeliks siin praegu on lihtsalt siis lineaarse joone võrrand. Paneme kõik siis suurte tähtedega pluss B, aga alati siin mudelile liitub ka mudeli viga, nii et pluss miinus ja siis epsilon, mis on siis mudeli viga. Nii et näete, tavaline selline lineaarne funktsioon siin. Nii et otsitakse mudelit siis lineaarsel kujul, kus me Y nimetame uuritavaks tunnuseks ja X on siis argumenttunnus ning kordajad A ja B on tundmatud konstandid. Mis tuleb siis selle nii-öelda regressiooni analüüsi käigus siis määrata. Regressioonanalüüs põhineb ikka sai vale täht. Vähimruutude meetodil. Mis siis omakorda seisneb selles, et püütakse siis läbi punktiparve panna see lineaarne joon nii, et iga punkti kaugus joonest, kauguse ruutude summa oleks minimaalne. Ma ei hakka vist seda pikka juttu siia kirjutama, et vähimruutude meetod on siis selline, mille põhjal see lineaarne joon pannakse läbi punktiparve nii, et iga punkti kaugus lineaarsest joonest või kauguse ruutude summa oleks minimaalne. Kauguse ruutude summa oleks minimaalne. Nii. Siit mul tekib nüüd küsimus. Kui see parv on nüüd, tõesti, ma ei tea, sõõrikukujuline näiteks, et reaalselt ongi niiviisi, et kes kuskil poole maa peal ei ole nagu midagi. Et mismoodi ma seda siis tõmban sealt parvest läbi? Tähendab, kui tekib nii, et on nagu üks parv ja teine parv ja vahepeal on tühja maad,
siis tavaliselt selle jaoks tehakse isegi 2 erinevat mudelit, nii-öelda selle esimese parve jaoks ja teise parve jaoks, et neid Aga kui see vaadeldakse parv eraldi. ongi rõngakujuline. Aga kui on rõngakujuline, tähendab siis keskelt tühi, jah? Jah. Noh, siis ta ei saa lineaarne joon olla, siis ta peab olema mingi kõverjoon. Kõverjoon, noh, kas 3. järku polünoom või teiseks, et siis tehakse see jällegi see rõngas pooleks, et vaadeldakse ühte kaart ja vaadeldakse teist kaart ja kirjeldatakse siis tingimusega, et kui see väärtus on selline, siis arvutada selle mudeli järgi, kui väärtus on teine, siis arvutada teise mudeli järgi. Ühesõnaga asi läheb keerulisemaks. No mida raskemad on andmed, seda keerukamad jah, eks ju, ja siin ongi see, et nii-öelda kõhutunne siis ka mängib rolli. Nii, no kui tutvustuseks veel kirjutada, siis teisel juhul me kasutame lineariseeruvaid funktsioone. Ja nendeks saab olla siis eksponent, logaritm ja astmefunktsioon ning polünoomid. No siis see võib olla siis praegu siin selles nii-öelda tavaregressioon analüüsis, need polünoomid on siis kas ruut või kuup polünoomid. Selle analüüsiga kõrgema astme peale tavaliselt ei minda. Kui meil oleks näiteks aegridadega tegemist, siis minnakse just sinna 4., 5., 6. astme juurde polünoomidega. Siin sellise analüüsis ei minda. Nii. Ja kuidas nad lineariseeruvad, see tähendab tavaliselt siis teisendatakse vastavat tunnust, mis tunnust me tahame ja tavaliselt selleks teisenduseks on logaritmimine, tunnuse logaritmimine. Nii et kui meil on eksponentfunktsioon, siis logaritmitakse y-tunnust. Kui meil on logaritmfunktsioon, siis logaritmitakse x-tunnust. Kui on astmefunktsioon, siis logaritmitakse mõlemad, nii x kui y-tunnust. Ja kui me tahame polünoome kasutada, siis peame x-tunnuse kõrvale veel looma nii-öelda x-ruuduveeru ja kui on kuuppolünoom, siis x-tunnuse korral looma x-ruuduveeru ja ka x-kuubiveeru. Et kui me tahame siis kuuppolünoome kasutada, sellised teisendused tehakse eelnevalt Exceli tabelis ära. Noh, logaritmitakse, siis kasutatakse lihtsalt naturaallogaritmi ln. Ja 3. punktiga siin all, mida me siis läbi vaatame, on siis juba mitmene regressiooni analüüs. Mis asja? Nii, mitmese regressiooni analüüsi korral võib siis juba olla mudelis mitu erinevat tunnust, nii et see mudel näebki siis välja selline, et y võrdub näiteks ax1 pluss bx2 pluss ja nii edasi kuni c xn. Nii et
praegu jah, need X-id on erinevad tunnused. Nii et loomulikult, et siin selles mitmeses regressioonis me võime, see on kõige lihtsam mudel, kus iga tunnus on nii-öelda esimeses astmes. Me võime siin kui tahes keeruliseks selle mudeli panna, et me võime näiteks X1 tunnuse võtta, et teine liige on X ruut. Sellel ei ole ruutu, kolmandal liikmel jälle on ruutu või hoopis neljandal liikmel on ka veel X neljandas astmes. Nii et me võime seda mudelit ajada ükskõik kui keerukaks ja veel omakorda kasutada ka neid teisendusi näiteks siin. Nii keerukaks meie kursuse maht lihtsalt ei võimalda seda. Saame nii-öelda ainult algusotsa natuke vaadelda siin selle teema all. Nii. Kopeerimegi siit lehelt, siis me teame, et eks ju praegu siis riigi X, et üks kõige kõrgemaid korrelatsiooni kordajaid oli siis riigieksami ja testipunktide vahel, teemegi. Ja kuna nad on meil siis ikkagi arvulist tüüpi tunnused siin, puhtalt arvulist tüüpi tunnused, ikkagi hakkamegi siis ikkagi sellest peale. Kopeerime alati siis need tunnused, mille kohta me tahame arvutus või mudelit koostada, kopeerime need väärtused. Mis ta mul siin siis nüüd jamab? Need väärtused teisele lehele. Paneme siis siia. Paneme nad siia praegu ikkagi algusesse, sest see jutt siia jääb siis kõrvale. Nüüd esimene asi, kui me reaalselt nüüd analüüsi tegema hakkame, siis on vaja kõigepealt kustutada tühja lahtrit sisaldavad read. Nii et ei tohi olla andmetes ühtegi, näete, nagu siin mul paistab üks, et riigieksamit ei ole, testipunktid on. Nii et sellised väärtused me peame kindlasti sellised read andmetest välja kustutama. Ja seda kõige lihtsam teha on siis niimoodi, et märgendage nüüd, kuna nad on siin vahepeal tulnud siin väga katkendlikult. Näete, siin ikka on, et nad kõik ikka plokki jääksid, märgendagegi lihtsalt praegu siis mõlemad andmeveerud siit tähtede pealt tulbast ära ja valige avalehe pealt nüüd sorteerimiselt siis custom sort ja valige väljaks riigieksam. Ükskõik, kas nad on väiksemast suuremani või suuremast väiksemani, see ei oma praegu üldse tähtsust. Ja siis näete, et siin andmete lõpus nii-öelda on terve rida meil testi tulemusi, millel ei ole riigieksamit vastas. Nii et need read me peame ära kustutama. Nii, ja nüüd teiseks siis koostame punktdiagrammi. Selleks jälle märgendage. Ja selleks siis peab jälgima, et nüüd me natukene kiirustasin selle punktdiagrammiga. Kõigepealt peame siis ära otsustama, milline on X tunnus, kumb nendest ja kumb jääb siis Y tunnuseks. Nii, mis kõhutunne ütleb? Kumma võiks nüüd valida X tunnuseks ja kumma testipunktideks, eks ju, regressioonanalüüsis me sisuliselt ühe tunnuse väärtuste järgi ennustame teise tunnuse väärtuseid.
ja tõesti, kuna ta on, eks ju, näete, lineaarne joon meil praeguse mudeli kuju, siis nagu sellist väga nii-öelda raudselt ei ole see siin määratud, et kumma peaks X-iks võtma ja kumma Y-iks tänu nende tunnuste sisule, ainult et siin võiks nüüd arvestada nii-öelda andmete saabumise järjekorda, et riigieksam, eks ju, tehti gümnaasiumi lõpus ja test tehti ülikooli matemaatika esimeses tunnis, nii et siin on loogiline vast ennustada praegu siis riigieksami järgi testipunkte. Et kui inimene, kui hästi, kui hea mudeli me saame selleks, et siis riigieksami väärtuste pealt ennustada testipunkte. Nii, ja nüüd siis koostame punktdiagrammi ja selleks siis peab X tunnus andmetes paiknema Y-ist eespool. Alati eespool, siis tuleb see graafik nii-öelda õiget pidi. Meil ta just praegu niimoodi on juhtunudki, et nad on. Võite siit jälle tähe pealt ära märgendada need andmed ja insert menüüst valida scatterplot. Punktdiagramm. Nüüd me näeme tegelikult siis, et seda punktiparve ka võime siis ta väljendabki, näete, et selles punktiparves me näeme sellist tõusvat trendi, mis ütlebki, et see on kindlasti positiivne korrelatsioon nende tunnuste vahel. Ta oli meil 0,44 siis ja riigieksam ja testipunktid 0,44 on see korrelatsioon siin. Nii et see on ikkagi, täitsa selgelt saab ikkagi öelda, et ta on positiivne korrelatsioon. Ja nüüd on võimalus Excelis, mis on päris hea, et ükskõik kuhugil tehke selles punktiparve peal hiirega klõps, siis ta märgendab osa neist punktidest ja vajutage hiire vasakpoolset nuppu ning valige add trendline. Ta on juba vaike väärtus, ongi siin lineaarne, kuid sellest joonest ei ole meil midagi kasu, vaid meid huvitab just pigem kuvadiagrammil, et 2 viimast märke ruudukese kasti pange sisse. See, mis ta inglise keeles on, siis equation ja R square value. Nii et me saaksime selle võrrandi siia. Tähendab, tegelikult näete, ongi meil praegu siin kuvatudki nende tunnuste vaheline siis see lineaarse võrrandi kuju antud koos tema kirjeldusastmega. Nii, aga selle koha peal me vist peame nüüd tänaseks lõpetama, jah? 2 tundi sai läbi. Jah, vähe otsad koomale tõmbama. Et lõpetame siin ta siis praegu ära. Igaks juhuks võib selle faili veel selle ka üles panna, et kellel kuhugi võib-olla augud sisse jäid. Ja kindlasti